Tere tulemast loengusarja liikuvusanalüüs ja planeerimine inimmõõtmeliste linnade jaoks järgmisele loengule. Loengusarja korraldab Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor. Mina olen Siiri Silm, Tartu Ülikooli inimgeograafia kaasprofessor ja minuga koos on siin magistri õppekava tudengid ja Martin Haamer, kes on liikuvusuuringute noorem teadur. Nii. Ja meil on kohapeal siin osalejaid ja ilmselt ka veebis päris palju kuulajaid. Ja veebis olijad, kui teil tekib küsimusi loengu jooksul, siis pärast on meil aega küsimustele vastamiseks, et postitage oma küsimused chatti, siis saame loengupidajatelt neid pärast küsida. Ja tänase loengu peavad meile Kaidi Põldoja ja Pakko Ernest Ullmann Tallinna linnaplaneerimise ametist. Ja Kaidi Põldoja on arhitekt ja Tallinna linnaplaneerimise ameti ruumiloome osakonna juht. Tema töö keskmes on Tallinna linnaruumi kujundamine, pürgides kestliku, kaasava ja läbimõeldud ruumi loomesse. Oma tööga soovib Kaidi parandada linnakeskkonna kvaliteeti kõigi jaoks. Ta on üks Putukaväila autoritest ja tema töö toetab rohetaristu integreerimist linnaplaneerimisse. Ja samuti seisab Kaidi selle eest, et linnatänavad oleks enamad kui vaid transpordikoridorid. Ja teine loengupidaja on Pakko Ernest Ullmann, kes on arhitekt ja linnaplaneerimise ameti ruumiloome osakonna arhitekt linnaplaneerija ja tema töö keskendub ruumiliste visioonidokumentide loomisele, mille näideteks on näiteks Putukaväil, Tallinna lennujaama ja Ülemiste City ruumiline visioon ning Kristiine liikuvussõlm. Ja Pakko on omandanud kogemusi mitmes arhitektuuribüroos ja on arhitektuuribüroo modelarhitektid kaasasutaja. Ja tänases loengus räägivad nad Tallinna liikuvuskeskkonna strateegilisest arengust ja andmeanalüüsist kuni elluviimiseni. Ja nüüd ma annangi sõna teile. Ja tere pärastlõunat. Meil on hästi hea meel siin Pakkoga koos olla. Tere. Ja tõesti, me oleme valmistanud ette sellise loengu, mis annab nagu sellise ülevaate, et kuidas Tallinna linn strateegiliselt liikuvuskeskkonda planeerib, kuidas me loome eeldusi ruumi otsusteks hästi strateegilisel tasandil, kasutades siis tõesti andmeanalüüsi, aga ka sellist arhitektitunnetust ja loengu lõpuks jõuame siis nende praktiliste küsimusteni, et äärekivini välja. Et me alustame suurelt skaalat ja me lõpetame väiksemal, ütleme niimoodi inimese skaalas siis. Ja meie oleme tõesti siis 2/11 Tallinna ruumiloome meeskonnast, et Tallinna ruumiloome meeskond on Tallinna ruumilise strateegilise planeerimise üksus. Me ise nimetame ennast Tallinna in-house arhitektuuri- ja planeerimisbürooks. Meie meeskonnas on 6 arhitekti, 4 erineva taustaga linnaplaneerijat ja maastikuarhitekt, praktikud. Et meie põhilised teenused, kui nüüd ametlikult rääkida, siis me tegeleme ülelinnaliste visioonide kujundamisega, üldplaneeringute koostamisega, ruumiliste visioonide koostamisega, arhitektuurivõistluste korraldamisega, avaliku ruumi kavandamisega ja ruumiloome valdkonna edendamisega, ehk siis koostöö teiste osapooltega väljaspool meie maja. Ja siin ekraanil näete ka meie pilti. Mõned inimesed on küll siit juba muutunud, edasi liikunud, mõned on asemele tulnud, aga enam-vähem me oleme umbes sama kamp. Ja saate ka meie Instagrami accounti vaadata, sest meile tundub, et see on hästi oluline, et inimesed, kes teevad linnas ruumi otsuseid või vähemalt raske, või ütleme kõvasti kujundavad neid, siis et need ei oleksid anonüümsed inimesed, vaid me ikkagi kogu aeg anname endast teada ka, et me ei ole mingid tagakapimehed, naised. Aga et millesse me usume, on see, et ruumiline planeerimine iseenesest on hästi holistiline protsess, et väga vähe ruumiotsuseid tegelikult sünnib hästi selliste lineaarsete üldplaneeringu, detailplaneeringu koostamisprotsesside raames, et pigem sellised varjatud, peidetud valdkondlikud ruumiotsused võivad mõjuda ehitatud keskkonnale palju rohkem ja seetõttu, mille poole me nagu püüdlemegi, ongi, et ruumiline planeerimine puudutaks kõiki valdkondi ja kihistusi holistiliselt ja et arhitektid ja linnaplaneerijad oleksid kõikide teemade juures võimalikult palju ja varakult.
ja seda me siis täna räägimegi liikuvuskeskkonna kavandamise vaates. Tallinna sellist strateegilist ruumilist arengut dokumentide tasandil suunab kõige rohkem Tallinna arengustrateegia 2035 ja arengustrateegia üks siht sõbralik linnaruum ja teine siht terve Tallinn liigub, annab väga selge ruumilise raamistiku, kuhu me linnakeskkonna mõttes liikuda soovime. See tähendab seda, et me oleme kokku leppinud põhimõtteliselt, kes on Tallinna linnalise liikuvuse keskkonnas liikudes kõige olulisem on jalakäija, sealt edasi on olulised jalgrattur ja ühistranspordi kasutaja. Me oleme tegelikult ka selgelt kokku leppinud, et sõiduauto kasutuse vähendamine on meie suur strateegiline eesmärk ja kolmas strateegiline eesmärk on, et kui me räägime 15 minuti linnast, siis tegelikult sellel on nagu paralleelkontseptsioon, mida mina nimetan 10 000 sammulinnaks, ehk et liikuvuskeskkond peab olema tervislik ja soodustama tõesti seda, et inimesed liigutavad ennast. Ja lisaks siia lihtsalt nii palju, et sellest dokumendist on väga palju kasu meile olnud, sellepärast, et see on üks väheseid dokumente, millel me saame alati viidata ja näiteks vaieldes siin teiste ametitega öelda, et jah, aga me ju tegelikult me oleme kokku juba leppinud selles, mida me tahame, eks ole, siin tänaval teha. Et siis nad peavad nõustuma sellega, sellepärast, et see on kõige olulisem dokument Tallinnas. Et see on volikogu tasandil kokku lepitud ja me siin reastasime ka siis mõned sellele järgnevad või sellega paralleelselt ruumi suunavad dokumendid nagu Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kava, millega me läheme siis juba täpsemaks. Seame konkreetsed ruumilised eesmärgid, nende mõõdikud ja siin on toodud ka siis üldplaneeringute teenus ja üldplaneeringud on need dokumendid, kus konkreetsed ruumiotsused füüsilises ruumis kokku lepitakse. Aga kui me nüüd natuke avame seda tausta, et kuhu siis Tallinn nagu elanikkonna demograafiliste trendide ja suurte suundumuste mõttes liigub kontseptuaalselt, siis mida me hetkeseisuga teame, on see, et me räägime Tallinnast, aga me alati räägime Suur-Tallinnast, ehk et Tallinn koos oma lähivaldadega, nii-öelda metropoliala, Tallinna metropoliala on kokku umbes 600 000 inimest. Me teame, et tööränne Tallinna suunal on erakordselt suur ja kasvamas ja me teame seda, et suund või see sihtpunkt, kuhu täna Tallinnas kõige rohkem liigutakse töökohtade mõttes, on tegelikult kesklinn, et 40% töökohtadest Tallinnas asuvad kesklinnas. Ja see kaart nüüd tegelikult võtab ka kokku teadmised, kust kohas siis Tallinna lähipiirkonnast kõige rohkem töörändajaid on. Et siin on nagu väga selgelt näha, et Tallinna lähivallad, Viimsi annavad väga suure töörände, mis Tallinna vaatepunktist vaadates tähendab olukorda, kus mitukümmend tuhat inimest igal hommikul soovib sõita oma isikliku sõiduautoga üle Tallinna linna piiri. Meie strateegiline eesmärk on mõelda Tallinnast ja eelkõige kesklinnast kui kodust keset linna, keskkonnast, kus on võimalik mõnusalt ja hästi elada ja see on nüüd tegelikult see olemuslik konflikt, mida me iga ruumi otsuse tasandil lahendame. Mis Tallinnaga demograafiliselt on juhtumas või see, et kui palju me oskame seda demograafilist vaadet ette ennustada, on muidugi alati sisaldab sellist küsitavusi, aga 2 aastat tagasi siis Tartu Ülikooli rändeuuringute keskus tegi meile rahvastikuprognoosi mitme stsenaariumiga. Vahepeal on natuke muutunud julgeoleku olukord ja muud tegurid, aga me siiski usume ühte stsenaariumi, mis väidab, et Tallinna rahvastiku kasv jätkub. Täna rahvastiku kasv on umbes 5000 inimest aastas. Me usume, et see suund jätkub vaadates ka üleriigilise planeeringu raames tehtud alusuuringuid ja analüüse. Ehk et tegelikult mida me teame, et see surve Tallinnale kui liikuvuskeskkonnale jätkub veelgi ja me teame, et see Tallinnasse rändav inimene on üha rohkem pärit välisriikidest, sest siseriiklik ränne on pidurdumas Tallinna kõrgete kinnisvarahindade tõttu. Ja kolmas selline suurem ruumiline raamistik, mida on oluline mainida, on jällegi, et see Tallinn, Suur-Tallinn
ruumiline olukord, et kui suur tegelikult on Tallinn ja mis on selle piirkonna võistlevad ruumilised arengud. Et see on selline illustratiivne skeem, mis võtab kokku Tallinna keskusalad, Tallinna lähipiirkondade keskusalad, nii nagu meie neid tunnetame, ja selle olemusliku küsimuse, kuidas Tallinn on ruumiliselt väga valglinnastunud, aga samas üks hõredamalt asustatud linnu Euroopas. Ja just see olukord, kus meil on keskmiselt vähem kui 3000 elanikku ruutkilomeetri peale, aga me teame, et selline linn, mida on ruumiliselt võimalik ülal pidada ja mis toimib tõesti elava 15 minuti linnana, mis on teenustega hästi kaetud, siis see siht peaks olema umbes 7000 inimest ruutkilomeetri kohta kesklinnas, võib-olla 5000 teistes keskustes. Ehk et kõik see tegelikult, millest me ruumiliselt räägime, on väga tugev vajadus hakata Tallinna ja Tallinna lähipiirkonna elanikkonda jõuliselt suunama keskusaladesse, sest ainult sellisel viisil on meil võimalik Tallinna kui elukeskkonda mõjutada, aga ka nagu tagada, et need linnalised tervikkeskkonnad, mida me loome, on teenustega hästi kaetud ja ka ruumiliselt kvaliteetsed. Ja liikuvusel on siis selles hästi oluline roll. Kuidas me liikuvust laiemalt mõtestame või et mis on siis see üks võluvits, ühte võluvitsa ei ole, aga ütleme, et siis kõige tugevam võluvits, on jällegi otsus, mis on tehtud arengustrateegia koostamise raames, et Tallinna kui liikuvuskeskkonna selgrooks on täna ja tulevikus rööbastransport. Me arendame siis tõesti Tallinna eelkõige mõeldes, et kuhu meil on võimalik rööbastransporti pikendada. Aga ka see suund tuleb tugevate agadega. Ja mida see siis ruumiliselt tähendab on, et jällegi me oleme hetkel võtnud suuna, et me suudame Tallinna trammivõrgustikku edasi arendada olemasolevate liinide pikendamise näol. Et tegelikult need rahalised võimalused ja meie enda nagu võimekus suuri infrastruktuuri projekte ellu viia on väga piiravad, aga kui me pikendame olemasolevaid trammitrajektoore, trammitrasse, siis meil on tegelikult võimalik nende liinide efektiivsust suurendada ja suunata ka inimesed arendusalade keskusaladele, teenindada arendusalasid. See on see nagu põhiline suund, kuhu me tahame liikuda. Ja see skeem on nüüd üks analüüs, et millised oleksid need võimalikud pikendatavad trassid ja ka selle valiku hulgast me oleme pidanud tegema valikuid. Jah, no sellest hiljemalt. Aga ütleme, et näiteks me oleme väga uhked, meil on oma võimekus olemas siin KIS-i analüüside puhul, et meil on olemas inimesed tööl, kes tegelikult suudavad teha niisuguseid päris kompleksseid ja huvitavaid analüüse. Ja siin on üks näide sellest, see on Olari Kärmase poolt tehtud Tallinna regiooni linnarongi esimese etapi kontseptsioon, mis siis üritab nagu vaadata seda, et mis on see raudtee rongiühenduste potentsiaal, kui nüüd vaadata koos siis regiooniga seda, nii vaadata seda linna sees kui linna väljaspool ja siduda seda ära nüüd siis arengualadega ja siis nagu võimalike tihedustega, mis siis võivad tekkida sellest, et kui me võtame selle aluseks, et me tahame seal, kus meil on parem rongiühendus või ütleme üldse transpordiühendus, siis me tegelikult võimaldame ka sinna suuremat tihedust. Ja see on näiteks esimene skeem, mis siis näitab seda, et olemasoleva rongiühendused on tegelikult juba praegu päris head ja seda tuleb lihtsalt võimestada, et seda tuleb lihtsalt edasi arendada. Siin on nüüd näha kaarti, mis pakub välja uusi peatuseid Tallinna, eriti just Tallinna sees, et mis siis ja mis hakkavad siis mõjutama, mis on nagu selle teatud 15 minuti kaugusel siis olevad need distantsid, kust inimestel on nagu mugav tulla ja need on nüüd siis reaalsed, päriselt reaalselt mööda teid kõndivad inimesed, mitte linnulennult ja siis näeb ära selle mõjuala, mida need peatused saaksid mõjutada. Siin on nüüd Tallinna sees olevad uued
uued ja olemasolevad peatused, mis siis on jällegi ja nende mõjualad ja kus võiks teoreetiliselt rääkida niisuguse linna tihendamise osas, et meil päriselt ongi, et meil on teatud kohad linnas, mida me saame, kus me saame lubada võib-olla teatud hoonestustiheduste osas ja saame luua niisuguseid eriilmeliseid keskusalasid, et mis on võib-olla natuke erinevad see, mille sees nad on nagu on või mis keskkonnas nad on. Siin on nüüd skeemid on väga ilusad, et mõtlesime, et näitame nagu zoom in ka natukene, et siin on väga toredad, kuidas need arengualad nii Põhja-Tallinnas kui ka siin Ülemiste järve ääres järvel, kuidas nad mõjutavad. Ja see on nagu hästi oluline, sellepärast et näiteks kui me mõtleme transpordi peale Tallinnas siis, või liikuvuse peale Tallinnas, siis meie just nagu Kaidi ütles, selle selgroog ongi raudtee, selle arendamine ja tihendamine ja mugavamaks muutmine inimeste jaoks. Teine asi nüüd sellega seoses, kui me lähme nüüd multimodaalseks, siis me hakkame rääkima sellist asjast nagu liikuvuskeskused. Meil on olnud Tallinnas nüüd pikka aega, ütleme nii, et paralleelsed arengud erinevate ametite poolt, kus me mõistame erinevaid mõisteid erinevat moodi, et mis asi on liikuvuskeskus, mis asi on haab, mis asi on värav, mis asi on bussi lõppjaam ja sõlmpunktid ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, siis me oleme nüüd alustanud see aasta sellist tööd koos Transpordiametiga, kus me hakkame kaardistama ja hierarhiseerima siis nende, ütleme, et seda võrgustikku neid punkte siis, ja mis punktid on olulisemad, kas siis mingi Ülemiste, Kristiined või Rocca al Mared, et selle mõte on see, et me hakkame üles ehitama seda hierarhiat, kus inimestel on mugavam ümber istuda ja kus on nagu mis laadi ühistranspordiühendusi me hakkame sinna lubama või arendama nii-öelda. Ja see hakkab siis mõjutama ka linnapilti ennast. Et jah, et kui tõesti nagu, et rööbastransport on selgroog, siis lõpuks linnaline liikuvus on vereringe. Et me ei saa nagu ehitada kogu kontseptsiooni üles tõesti ainult trammile või rongile. Samavõrd oluline on tõesti, et kuidas siis sa saad rongilt ümber istuda munitsipaaltranspordi peale, bussi peale või siis elektritrolli peale. Samavõrd oluline on siis see viimase miili temaatika, et kas sa saad liikuvuskeskuse juurest võtta endale tõuksi või mopeedi või e-ratta, et jõuda sihtpunkti. Kõik need teemad vajavad tegelikult sellist hästi sügavat ja süstematiseeritult läbimõtlemist, sest vastasel juhul me tegelikult ei saavuta seda, et Tallinnasse saabuja väljuks rongis Kristiine liikuvuskeskuses ja liiguks sealt edasi. Vastasel juhul ta ikkagi on isikliku sõiduautoga saabumine on lihtsalt niivõrd palju mugavam. Just, ja see tähendab seda, et me peame ümberistumised inimestele mugavaks tegema ja mis tähendab nagu, et ühelt trammilt rongile ja sealt ükskõik mille peale astumine on tegelikult, ma ei tea, katuse all, soojas ruumis või vähemalt kuidagimoodi mugavaks tehtud, et sa ei pea seda nagu liiga palju vaeva nägema selleks. Ja see tähendab, ongi selle, et niimoodi me saame selle vereringe tööle. Et nüüd praegu ongi meie esimesed etapid, kus me alles nagu üritame aru saada, mis on olulisemad ja mis saavad tulevikus aina olulisemaks, võttes siis aluseks selle, et raudtee on nagu see esimene asi ja sealt edasi me hakkame minema tramm ja need kõige jäigemad asjad kõige enne ja kõige pehmemad asjad, nagu bussiliinid tulevad võib-olla kõigi hiljem, eks ole. Siin on üks näide sellisest meie tööst, liikuvuskeskuste kontseptsioon, see on nüüd siis Kristiine keskus asub paremal kätt, just kus see punane asi on. Ja selle esimene, ütleme, siin on mitu etappi, mida me oleme nüüd kompleksselt koos vaadanud, et meil on olemas Lilleküla peatuste kokkutõstmine, ehk siis see, et me saame ühelt rongilt teisele, see on üks etapp ja nende nihutamine lähemale Kristiine keskusele. Meil on Kristiine keskuse oma arengud, eks ole, nad tahavad ka areneda, nad tahavad ja meie tegelikult soodustame seda, et nendest endistest kaubanduskeskustest tegelikult saaksid multifunktsionaalselt niisugused nii-öelda minilinnakeskused.
Siis meil on olemas ühendatud bussi ja trammi peatuste ala, mis siis on tänava keskel Kristiine ees, see on see katusega kaetud ala siin. Ja siis meil on olemas selline Kristiine kõigi poolt hästi armastatud Kristiine ristmiku kokkutõmbamine nii-öelda, dieedile panek, kas see on ringristmik või on see midagi muud, ühesõnaga, aga me teame kõik seda, et tegelikult selle ristmikuga tuleb tegeleda ja see annab tegelikult võimaluse ka investeerida nüüd, kus meil tekib lisa sellist pinda, me saame tegelikult investeerida ka linnana, et me saame, saame kas või hoonestus sinna rajada, kui tahta, sellepärast, et selle mõte on see, et me saame ka jalakäijale linnaruumi teatud kohtades tihedamaks, ta ei mõju enam keset niisugust ristmiku väljakut, vaid see on tegelikult meeldiv linnakeskkond, et siin on üks tasand on veel, et siin on see Madara tänava ühesõnaga bussiliikluse liigutamine Madara tänavale, et see on ka üks tasand siin, aga ütleme, neid on siin väga palju tasandeid, mida me tahame öelda, on see, et need otsused ei puuduta ainult, need suured otsused tulevad alla riburada pidi ja hakkavad mõjutama ka seda linnakeskkonda. Ja see nagu see suur muutus, et laeva pööramine on raske, Tallinn on selline hiiglaslik laev, laeva pööramine on keeruline, aga siiski see suur põhimõtteline muutus, mida meie tahame saavutada just arhitektidena liikuvuskeskkonda planeerides, on adresseerida seda olukorda, et tegelikult Tallinna kui liikuvuskeskkonna problemaatikat on uuritud tohutult palju. Meil on lademetes uuringuid, me teame seda suunda, mis ei ole meie jaoks soovitud suund, aga komplekssetele probleemidele ei ole mitte kunagi lihtsaid lahendusi, aga me ei ole varasemalt hakanud kompleksseid probleeme kompleksselt ka lahendama. Ja see tähendabki seda, et see on nüüd see koht, kus tegelikult arhitektidel on hästi tugev roll ja peaks olema tugevam roll veel edaspidi veel rohkem, sest et tõesti, et nüüd saavutada seda muutust, et Eesti Raudtee kuulub riigile, taristu kuulub riigile, osamaast kuulub linnale, munitsipaaltransport kuulub linnale, suurem 70-80% Tallinna maaomandist kuulub erinevatele eraomanikele. Et ainuüksi selleks, et kõik need osapooled tuua mõtestatud diskussiooniks kokku, et mis on meie pikk plaan, kuidas see käib koos investeeringutega, see tegelikult algabki sellest, et kõik need ruumilised võimalused tuleb läbi joonistada. Ja just selliste tööde puhul me tegelikult saame öelda, et ruumilised võimalused 2 rongipeatust kokku tuua on sellised, ruumiline võimalus tuua Euroopa laiusega rööbastransport siia on ainult selline, viadukti tuleb tõsta nii palju, et tramm läbi mahuks ja eraomanik, et kui te olete huvitatud siia tornide püstitamisest, siis palun, meie tingimused ruumil on sellised. Et see on nüüd tegelikult see suur suunamuutus, mida me proovime siis ruumiloome osakonnaga eest vedada. Just, ja kogu aeg me mõtleme selle peale, et tegelikult see ruum, mida me loome, kõik need otsused, mida me teeme, et see peab jõudma, see peab olema positiivse tulemusena nagu jalakäija või linna kodaniku jaoks, et kes seda ruumi hakkab tarbima. Et ongi see teema, et miks arhitekt on siin oluline, on lihtsalt sellepärast, et need kõik asjad saavad kokku, peavad mahtuma ühte ruumi ära. See on see lihtsalt küsimus lihtsas volümüütrikas. Aga teid huvitavad andmed, et me proovime siis nüüd järgmisena rääkida sellest, et kuidas Tallinn teab, et mis on need muutused ja suunad ja kuidas me teame, et kui palju on potentsiaalseid ühistranspordi kasutajaid ja millised muutused on võimalikud, et siis me käime nüüd järjest need nagu erinevad lähenemised läbi. Ma usun, et te kõik olete kuulnud sellisest kuulsast töövahendist nagu Tallinna transpordimudel. Ja see tegelikult on selline Saksamaalt üle võetud tarkvaralahendus, mis võimaldab prognoosida nõudlust. Ja meie peame paraku ütlema, et meie arhitektidena seda ei saa kasutada. See taustaprobleem on lihtsalt selline, et mida me mõtleme nõudluse all on mõneti vajab nagu laiemat läbimõtestamist, et paraku sellised transpordimudelid, mida kipuvad kasutama insenerid, tegelevad eelkõige teemaga nagu läbilaskus. Kui me nüüd räägime linnast, kuhu on hästi tugev tööränne ja kui lähtuda sellest lineaarsest mõtlemisest, et sõiduauto kasutajaid tuleb niikuinii paratamatult juurde,
siis läbilaskus on igavesti probleem ja läbilaskus ei ole probleem, mida saaks lihtsalt lahendada. Et kui me kasutame seda mudelit, et prognoosida erinevate Tallinna linnaliste nagu liikuvuskeskkondade tulevikku, siis probleem näitab meile ainult probleeme. Et see mudel näitab, et igal pool on ainult halvasti. Mudel lahendab probleemi, mida ta taas toodab mõnes mõttes. Jah, aga seni, kui me ei võta omaks seda mõtlemist, et väga palju lisaks andmetele sõltub sellest, et kuidas me elanikku käitume suuname. Et kui me loome talle mõnusa keskkonna, siis ta muudab oma käitumist niikuinii. Et kui selline nagu positiivne ja optimistlikum suund võtta, siis sellel on tegelikult palju suurem potentsiaal lahendada neid keskkonnaküsimusi päriselt. Ja mis on siin tegelikult ka selle Tallinna transpordimudeli puhul meil suureks puudujäägiks täna on, et tegelikult siin on üsna täpsed sõiduauto kasutaja andmed, mida saadakse nüüd erinevatel viisidel, aga tegelikult teadmine, et kuidas liigub jalgrattur ja kuidas liigub jalakäija, et see meile siin abiks ei tule. Et siin on minnes nüüd konkreetsete näidete juurde võib-olla, et räägime siin korra Putukaväilast, et see on nüüd üks koht, mis on nagu mõnes mõttes näitab seda, et kui mõelda ainult nagu data peale, mõelda ainult läbilaskuse peale, siis võib teha igasuguseid totakaid vigu, et õnneks me oleme alati olnud liiga vaesed selleks, et teha liiga palju lolle vigu ja me saame nagu mõnes mõttes aeg parandab meie haavad, selles mõttes mingid halvad asjad on tegemata jäänud tänu sellele, et meil lihtsalt raha ei ole selleks. Ja üks nendest näidetest on siis praegune Putukaväila trass, mis siis nägi ette 2000 aasta Tallinna üldplaneeringus, sinna on joonistatud magistraal mööda siis endist raudteekoridori, aga see raudteekoridor näiteks läks läbi ka Merimetsa pargi, nii et kui ütleme ette, see park oleks lõigatud pooleks ja 4-realise teega, et selles mõttes, et jällegi, et mudel ütleb ühte asja, aga tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, mida see ruumiliselt tähendab, siis see ei ole peab olema ettevaatlik selliste asjades. Et me oleme mõnes mõttes enda üle väga uhked, patsutame õla peale ja ütleme, et Putukaväila loomisega sellest on saanud niisugune omaette termin juba, me oleme teinud selle, et me oleme vähemalt päästnud selle trajektoori või selle trassi ja ütleme niimoodi, et loodetavasti sinna kellelgi ei tõuse käsi joonistama ühtegi autoteed enam. Et selle oleme siis asendanud trammiteega ja selle trammitee mõte on siis selles, et tramm vähemalt lubab enda ümber luua linnaliku või ütleme niisugust rohelist keskkonda, mida autosõidutee lihtsalt lõikaks pooleks. Ja mida tramm siis võimaldab tegelikult luua, on uued sihtpunktid. Et suur osa, mida meie oleme tõdenud või tajunud, on ikkagi, et see liikuvuskeskkonna planeerimine sageli on üles töötatud sellele, et sul on läbilaskus ja sihtpunktid kuskil kaugel, et kohad, kuhu sul on vaja kiiresti jõuda. Aga meie 15 minuti linna kontseptsioon ja selline teistsugune vaade liikuvuskeskkonna planeerimisele tähendab põhimõttelist ümbermõtlemist, et mis on sihtpunkt. Et kui me tihendame linna, me loome uusi keskusalasid, me toome sinna tasakaalustatult uusi funktsioone, siis vajadus kuhugi tormata või igapäevaselt jõuda iseenesest väheneb. Et tõesti me ei kavatse kehtestada sellist korda, et su töökoht peab olema kodust 15 minuti kaugusel, aga kõikide teiste teenustega on võimalik tervikkeskkondi luues seda igapäevast tormlemisvajadust oluliselt vähendada. Just. Meie nägemus sellest Pelguranna trammist, mis sõidab siis osaliselt üle Putukaväila, on samamoodi andmepõhine. Ja nagu Tallinna transpordimudel on andmepõhine, aga siin me tahaksimegi rääkida, et kuidas meie kui arhitektid ja linnaplaneerijad siis kasutame ära neid andmebaase, mis meie käeulatuses on. Meie töötame Arkis Pro platvormil. Ja Tallinna linn on tegelikult hästi andmerikas, et meil on näiteks otse ligipääsud rahvastikuregistri andmetele, et me saame tegelikult maja täpsusega öelda, et mitu inimest, mis vanuses,
konkreetses majas elavad. Ja selliseid andmekihte meil on tõesti hästi palju, et me õnneks oleme andmerikas linn. Ja siin me nagu olemegi natuke lahti kirjutanud, et kuidas siis neid andmeid kasutada, sest andmed alati nõuavad mingit tõlgendust. Ja võib-olla üks põhimõte ongi, et näiteks me tõesti teame, et sellel kinnistul rahvastikuregistri kohaselt täna elab nii palju elanikke, aga näiteks paneelelamurajoonide puhul me jagame siis käsitsi need elanikud trepikodade arvuga. Et siis me tegelikult saame olulise info meie jaoks, mis on nagu inimeste arv sissepääsude kohta. Meil on vaja teada, et kõige tähtsam sihtpunkt meie jaoks on kodu, aga teine oluline sihtpunkt meie jaoks on ka näiteks ärid või suured ettevõtted. Need andmed me tavaliselt kas prognoosime või küsime siis, et kui palju inimesi käib teil Stroomi kaubanduskeskuses igapäevaselt. Ja kolmas selline oluline kihistus andmetest mõtlemisel on tegelikult see, et millised liikumised on lokaalse iseloomuga valdavalt ja millised on ülelinnalisemad. Et näiteks, kui me prognoosime uute trammitrasside potentsiaalset kasutajate arvu, siis näiteks lasteaedade suuruse, lasteaiarühma suuruse, lasteaedade rühma arvu ja sealt tulenevate kasutajate andmetega me kuigi palju ei arvesta, sest me tegelikult teame, et valdav osa neid kasutajaid on ikkagi väga lokaalsed ja trammiga ei tule, et nad tulevad muudel liikumisviisidel. Et see on nagu oluline arvestada, ehk arvestada teenuse eripära ja lokaalsust ja alati hoiad seda arhitekti mõtet kuklas, et kas ka see, mis masinast välja tundub ruumiliselt loogiline. Üks selline andmepõhine analüüs näiteks, et kui ma just rääkisin lasteaedadest ja kuidas me teame, et lasteaia kasutaja on valdavalt lokaalne, on see, et jällegi kõrvutades lasteaia andmeid, piirkonna elanike arvu, võttes sealt välja kihi, et kui palju seal on lasteaiaealised lapsed, millised on piirkonna lasteaiad, millise keelsusega need lasteaiad on, siis ja võtame juurde siis tõesti selle metoodika, et liikumine toimub ainult pikki tänavaruumi, et ei toimu linnulennult, siis me saame väga täpselt prognoosida, et millistes lasteaedades on alatäituvus, millistes on ületäituvus ja kui lisada juurde arendusalade ruumiline kiht eeldatava elanike arvuga, mis tuleb meilt detailplaneeringutest, üldplaneeringutest, me saame ka väga selgelt juba pildi ette, kui palju lasteaedu on mingites piirkondades puudu. Ehk et see on niisugune nagu liikuvuskeskkonna tervikvaade, aga ka olulisemate teenuste tervikvaade, et just nende teenuste vaates, mida kohalik omavalitsus peab pakkuma. Just, et see on ju tegelikult suur osa hommikusest liikumisest on siis tegelikult see, kus asuvad lasteaiad ja kus tulevad inimesed, kes lastega lasteaia lähevad, sest et lasteaia laps ei lähe üksi. Ja enamasti on see, et kas vanem valib auto või kastiratta on nagu suur erinevus, eks ole, et linnaliiklusele. Jah, räägime korraga äkki Puhangu trammist, Pelgulinna trammist. Putukavälja trammist, me ei ole talle nime pannud, aga see on see sama tramm igaks juhuks. Tegelikult on see kõik sama tramm. Tegelikult on kõik üks suur tramm, aga see põhimõtteliselt see Põhja-Tallinna ÜP üldplaneering on siis üks selline näide või hästi elav näide või ütleme arusaadav näide sellest, et kuidas me oleme jõudnud oma maksimaalse kuidas öelda, teede laiuseni ja ütleme sõiduteede läbilaskusteni. Sellepärast, et kuna Põhja-Tallinn on poolsaar, siis sinna liikumine on piiratud, sinna ei anna teha enam suuri teid, see Kalaranna tänav me ei taha neid teha. Me ei taha neid teha ja tegelikult me oleme aru saanud sellest, et ükskõik kui palju meid teeme neid või laiendame olemasolevaid teid, ega sellest meil palju kasu ei ole. Sellepärast, et kui me mõtleme, sinna tuleb tuhandeid ja tuhandeid uusi inimesi elama, sinna on ju meeletud arengusurvet on seal eraarendajate poolt, kes räägivad omakorda siin 15 minuti linnadest ja asjadest, niisugused popivad räägivad, eks ole. Aga ütleme, et see mõte ongi selles, et siin me peame mõtlema väga selgelt teistsuguste liikumisviiside peale või peame mõtlema, et kuidas pakkuda inimesi ja kuidas neid inimesi poolsaared sisse ja välja saada kiiresti ja mugavalt. Et siin me paratamatult peamegi mõtlema rööbastranspordi peale ja teistsuguste liikumisviiside peale. Et
et noh, et sellega seoses ongi üks põhjus, miks me oleme joonistanud kunagi sellele Putukaväljale trammi peale, sellepärast, et see on üks viis, kuidas saab võimalikult väheste mõjudega liiklusest või tänavatest liigelda omas tempos ja kiireid ühendusi pakkuda kesklinna ja siis Stroomi ranna vahel. Ja nüüd on selline, noh, võib-olla te olete kuulnud, et siin on olnud ka nagu teatud sagimist sellel teemal, et kuidas siis see tramm, kuhu see tramm täpselt läheb, mis tema see lõpp-punkt on, kas ta läheb randa, kas ta läheb mööda Puhangu tänavat ja ütleme niimoodi, et kas või jääb ta sinna Putukaväljale, et siin on näiteks skeemil näide analüüs, mis siis võtab kokku selle, et mis on peatuste see mõjuala ja kui palju inimesi suudetakse kaasa haarata sellega, et mis on nagu see, palju inimesi on siis selles nii-öelda mõjualas. Ja siin on nagu teine näide, siis on nüüd, kus see tramm jääb Putukaväljale ja inimestest nii-öelda kaugemale, kuna seal on suuremad distantsid, seal on need garaažid vahel, et ta mõjub, noh, ütleme, nii koolidele, nii asutustele kui koolidele, et ta jääb kaugemaks. Ja see ongi nüüd siis see põhiasi, et noh, et ütleme, et noh, siin on muidugi see nimbi asi olukord on ju, et inimesed ei taha trammi, kuna arvad, et see ei mahu sinna, aga noh, see ongi see teema, et kus me tegelikult peame ka veenma ka nii kohalikke, ja kohaliku elaniku, noh, me muidugi saame aru tema muredest, aga ütleme, et näitama, et tegelikult see on võimalik seda niimoodi teha, et see tegelikult töötab nii läbilaskvuse mõttes, kui ka töötab tegelikult kohaliku elaniku osas. Et tõesti, et noh, et see variant A on nüüd linnaplaneerijate eelistatud variant, hoides kuklas teadmist, et milline on tegelikult nagu lisanduvate arendusaladega lisanduv elanike arv, mis on see suurem liikuvuskeskkonna muutus ja siin on toodud siis sisse just väga tugevalt see sama põhimõte, et rahvastikuregistri andmed, teadmine, kui palju elanikke on maja kohta, elanike jagamine trepikodade peale ja kuidas saavutada seda, et siis see distants välisukse ja trammipeatuse vahel oleks nii mõistlik, et inimesed ka trammi hakkaksid kasutama. Ja tõesti sellega siis Puhangu tänaval kaasneb siis keskkonnamuutus selles mõttes, et mingisugune müra, mingisugune vibratsioon, mingisugune suurem nagu kasutajate hulk kindlasti seda Puhangu tänava keskkonda muudab, aga seda kõike me maandame muude meetoditega. Aga noh, paraku alternatiiv on siis, et see mugav variant, et lõpetame trammiliini selliselt, et ta lõpeb Putukaväljal, kogukonnaaia kõrval, garaažide vahel, kus inimesi ei ole, siis me tegelikult peame endalt küsima, et kas me kasutame seda Euroopa Liidu raha õigesti, kui me projekteerime trammi kohta, kus ei ole inimesi, sest et distants kodudest jääb juba päris suureks. Et siin on siis järgmine slaid sellest, mis võrdleb neid kahte olukorda, kus siis ongi vasakul on see Putukavälja variant, mis jääb siis inimestest natuke kaugemale ja siis on olemas Puhangu tänava variant, mis siis, kus need, siin on välja toodud distantsid, kui kaugele need jäävad. Ja selle alusel me tegelikult ikkagist linnaplaneerijad eelistavad seda Puhangu tänava varianti. Aga Puhangu tänav, et siin on näiteks me oleme toonud võrdluseks ka kohalike veenmaks, et tegelikult trammi, kui suure erinevuse toob liikumiskiiruseid see, kui sa lähed kas bussiga kesklinna või siis südalinna või siis lähed trammi, selle potentsiaalse võimaliku trammiga, et siin on üle 10 minuti vahe on sees, et tegelikult niimoodi me tegelikult saame selle liikumise nagu paremaks ja mugavamaks ja inimesed autodest välja, kui me suudame sellist kvaliteedi tõusu või ütleme kiiruse tõusu näidata. Aga hüppame siit skaalast nüüd edasi üks skaala täpsemaks ja see on nüüd ruumilahenduste kujundamine. Ehk et trammitrass on paigas, Puhangu tänav on töömaa piir, kuidas see ruumiline keskkond nüüd siis lahendada? Jah, et siin ongi tarvis ka, me peame nagu ise ka tegema
aeg-ajalt seda veenmistööd, et näete, et me mahume kõik ära siia, me mahutame ära nii parkimise, võimalik, suhteliselt vähe parkimist läheb kaduma, trammi ei ole sul akna all ja me isegi suudame puieste siia luua, et selles mõttes, et ja autod saavad ka sõita. Ehk siis see on see parempoolne variant sellest nii-öelda meie versioon Puhangu tänava tulevikust, kus kõik üritavad ära mahtuda selle sama koridori peale. Kui anda kaasa teile üks põhimõte, et mis on see põhimõtteline erinev lähenemine tänavaruumi planeerimisel, see mõttemalli muutus, mis tuleb teha, on see, et kui liiklusinsener hakkab tänavat ümber kujundama, siis ta paneb kõigepealt paika sõidurajad. Kui arhitekt hakkab kujundama ruumi, siis ta paneb kõigepealt paika ruumi jalakäijale, ratturile, haljastusele, ühistranspordile ja mis jääb üle, on sõidurada. Jah. Sellest me juba rääkisime, siin on tegelikult põhjendused, miks me eelistame seda variant A-d ja siin on väga selgelt välja toodud, eks ole, eluhooned sissepääsude lähedal, suurimat elaniku arvu mõjutab, haridusasutuste lähedal, selge ligipääs ja nii edasi. Aga iga tänav ei saa olla nagu Vana-Kalamäe tänav ja päris iga tänavaga ei saa teha nii, et nüüd me mõtleme ainult jalakäijatele ja isikliku sõiduauto kasutus on täiesti välistatud ja ka ülelinnalisi suuri liikumiskoridore ei ole, et see ei ole tegelikult võimalik ja see ei ole üldse ka meie eesmärk. Kuidas siis Tallinn otsustab, et milline tänav on missuguse iseloomuga? Meil on väljatöötamisel selline asi nagu Tallinna tänavaruumi juhend ehk et varasema nimega Tallinna 9 tänavatüüpi ja mis me teeme, on see, et meil on loodud põhimõtteline maatriks, mille ühel teljel on liikumisintensiivsus ja teisel teljel on kohaväärtus ja selle alusel on meil kõik Tallinna tänavad jupiti jagatud erinevasse kategooriasse. Sest jällegi üks tänav, näiteks Tartu maantee omab väga palju erinevaid iseloome ja see on nüüd nagu ka tööriist, mille abil me enne, kui läheb suuremaks vaidluseks, otsustame ära, et missugune põhimõtteliselt mingisugune liikuvuskeskkond tulevikus on. Ja Street Mix tööriist, kui hea vahend esimeses ruumi lahenduses kokku leppida. Ja räägime kaasamisest ka. Tallinn on katsetanud erinevaid digitaalseid kaasamistööriistu. Digiühiskond armastab digilahendusi. Esimene on, me töötasime Putukavälja projekti raames välja VR-lahenduse, kus oma telefoni abil saad siis see oli siiski AR. AR, vabandust. Augmented reality. Siin tuleb kohe välja, üks on nagu digiekspert, arhitekt, teine on strateegiline juht, aga point oli selles, et sa saad minna sinna ruumilisse keskkonda ja tajuda seda trammi keskkonda siis enda ümber. Just, see tramm isegi sõitis. Tramm, jah. Mis seal juhtus, oli see, et see äpp tuli liiga realistlik ja nii see Androidi kui Apple'i pood võttis selle maha, et inimesed ei satuks ohtu. Jah, millegi pärast oli ohtlik kasutajatele, ei tea miks. Jah, keelati ära. Ja siis on meil Urbanista AI, ehk siis see on siis üks, nagu ikka nimi juba ütleb, üks AI rakendus, millega me oleme ka teinud mõnda workshopi näiteks Liivalaia tänaval, siin oleme katsetanud, et promptida, ehk siis nagu põhimõtteliselt teha niisuguse kiireid sketše selle kohta, et milline võiks olla neid Liivalaia tänaval niisugused lisaruumid või taskupargid või ütleme, et ühesõnaga fantaseerida ja see oli siis koostöö erinevate osapooltega nii kohalikud kui ka siis arhitektid väljaspoolt, et väga kasulik ja niisugune õpetlik tööriist. Sest inimesed tavaliselt tegelikult ei suuda kujutada ruumilisi keskkondi ette, et AI natuke suudab. Meil on tegelikult aeg sealmaal, et me hakkame nüüd vaikselt otsi kokku tõmbama. Aga see viimane väärtuste plokk on tegelikult isegi kõige olulisem. Jah, et see on see, et miks me ikka aeg-ajalt küsime, et miks me midagi teeme üldse, et mis on need väärtused, mille eest me seisame, mis meid motiveerib hommikul sinna tööle minema, eks ole, et me ikkagist, meil on mingi missioon, meil on. Ja selles mõttes, et mõelda, et me tuli nagu omavahel vestluses tuli nagu jutuks, et mis on see
kuidas need väärtused ka ajas muutuvad ja kuidas me õpime iga kord, kui me midagi teeme Tallinnana või ütleme üldse linnaplaneerijatena, et iga kord, kui me midagi teeme, et me õpime sellest midagi ja ütleme, need vanad lahendused tihtipeale võib-olla enam ei ole kõige paremad. Et siin on nagu, ja siis tuli meil selline võrdlus, et see on siis see Tartu maantee läbimurre, see paberipeatuse kant, versus siis 20 aastat, umbes 20 aastat hiljem siis nüüd see vana kalamaja. Ja noh, kuidas on tegelikult, noh, kui see Paberitänava kant oli üks esimesi püüdlusi vist teha niisugust jalakäija sõbralikud tänavad, kus on, aga no ütleme, et noh, tegelikult tulemuseks on üks paras õudus, et see ongi see küsimus see, et noh, et nii nõudmised arenevad, oskused arenevad, eks ole, ja noh, jah. Aga noh, rääkides väärtustest ja rääkides sellistest väga nagu toredatest linnaruumi näidetest, mille üle me oleme uhked, nagu see Vana-Kalamaja tänav on, siis ikkagi suur osa ühiskonnast ütleb meile, et unistajad olete, kas te teate, mida see kõik maksab? Ja võib-olla selleks, et seda kogemust teiega jagada, siis ma tegin ka ühe slaidi selle kohta, et no aga mida ta siis maksab? Ja tegelikult me olemegi hästi selgelt olukorras, et me oleme väike ühiskond, me oleme vaene ühiskond, muutunud on julgeoleku olukord, prioriteedid on teisenenud, me teame, et Tallinnat puudutab väga tugevalt ka Robin Hoodi seadus, mis hakkab kohalike omavalitsuse tulubaasi ümber jaotama, Eesti kui terviku hüvanguks, eks ole, et kõik need teemad ja tõesti, et 1 meetri trammitee ainult rööbaste rajamine maksab 3500 eurot. Ja Tallinna kui liikuvuskeskkonna see suur strateegiline mure on see, et nõukaaegselt rajati tehnovõrke kuidas iganes. Ehk et tegelikult tehnovõrgud on nii pilla-palla, et igasugune ruumi muutus, ta võib olla väike Ristiku tänav. Me prognoosime, et see ruumi muutus maksab 10 miljonit, aga vaadates, et milline on olukord tehnovõrkudega, siis see on tegelikult 27. Ja rääkides siis nendest uhketest liikuvussõlmjaamadest, suurinvesteeringutest, et tegelikult võimaluste ja tegelikkuse vahe on hästi suur, mis tähendab, et me peame nagu arvestama ka sellega, et meil on tõesti vaja need strateegilised sammud seada, et suurte ruumiotsuste ja projektideni jõuda, aga väga-väga oluline on ka see, et mida me suudame väikeste liigutustega teha täna. Ja ütleme, et meie nägemuses on liikuvuskeskkond siiski vajab tervikvaadet. Ja see on enamasti, nagu me rääkisime, juba mainisime, et tegelikult see on nagu ruumiline probleem, mis tihtipeale ja me arvame, et arhitekt ja maastikuarhitektid näiteks on kõige võib-olla pädevamad selles ruumis tegutsema, sellepärast, et see on lihtsalt nagu, see vajab nagu 3 mõõdet, et sellest sul ei piisa kaardikihist, ja me näeme seda, see on meie väike niisugune joonistus sellest, kuidas me kujutame ette, kuidas niisugune linnaruum on, siis on see, et see on niisugune Rubiku kuubik, et sellest see koosneb erinevatest elementidest ja seda tuleb, ütleme niimoodi, et vaja kuidagi väga ettevaatlikult kokku panna või teadlikult. Jah, et kui igaüks krutib seda Rubiku kuubikut oma suunas, siis tervikpilti ei teki ja meie nagu väga tugevalt arvame, et just, et arhitektide, maastikuarhitektide, teiste nagu ruumidistsipliinide inimeste roll ongi eelkõige Rubiku kuubikut siis puhtana hoida. Ja selline väike motivatsioonislaid ka lõpuks, et kahjuks ei saanud pilti päris Tallinnast, et see on Vikipeedias pilt, andke andeks. Aga mõte jääb samaks, et meie nägemus, et linn on pidevas arengus, ja samamoodi, et meie ütleme, linna me ei suuda ehitada nagu ühe korraga, et me peame seda paratamatult ehitama nagu järk-järgult, aga see on iseenesest nagu ka hea, see on nagu rakud arenevad, eks ole, et uuenevad, ja see tähendab, et kui me suudame iga selle väikse liigutuse või niisuguse väikse osa kaupa seda linna paremaks teha, siis meie jaoks on see nagu suur võit. Et näiteks, kui läheb Tallinna Vesi, tahab asendada kusagil torusid tänava all, siis me kasutame selle võimaluse ära, et tegelikult hiljem, kui nad selle uuesti kõik asfaldi sinna peale panevad, siis me saame näiteks selle äärekivi allapöörde sinna juurde, eks ole, ja olukord on natuke parem, et me need väiksed võidud me võtame suurte võitudena. Ja kui öelda, et mis te siis 5 aastaga saavutanud olete või et mis nüüd muutunud on, et Endla ristmik on sama jube nagu enne, siis tegelikult see ongi võib-olla see, mis me tahame
tahame öelda, et enam ei ole Tallinnas ühtegi sellist tänavaruumi projekti, mille raames ruumi kvaliteedi tõstmist ei kaalutaks. Aitäh teile! Ma arvan, siin oli väga palju teemasid, mida nüüd edasi arutada, et kui veebis olijatel on küsimusi, või ma vaatan juba ongi tulnud küsimusi, siis me kohe saame neid teilt küsida. Aga ma kasutan siin võimalust küsida esimene küsimus. Et meil eelmise loengu lõpus oli kommentaar selle kohta, et Tartus ka, et on nagu suured plaanid ja me arvestame jalakäijaid ja jalgrattureid ja siis autod on need viimased, nagu te ka välja tõite, mis on nagu arhitekti vaade. Aga et kui pärast projekteerima hakatakse, siis meil läks meelest ära, et see, mis päriselt realiseerub, ei ole alati see, mida plaanitakse või mis on nagu see linnaplaneerijate vaade, et kuidas teil Tallinnas sellega on, et kas teil läheb paremini? No tegelikult see probleem on, Putukaväljal on ka natuke seda probleemi olnud, et tegelikult meil oli ju vist kinoarhitektid olid selle maastikuarhitektuuri algsed autorid, aga kuidagi läks nii, et tuli projekteerija, hakkas seda projekteerima, viis projekti ülejäänud etapid ise läbi, kuna see oli linnale odavam ja nemad on professionaalid, kes oskavad jooniseid teha, aga siis meil oli tunne, et tegelikult võib-olla oleks võinud autor olla seal ikkagi lõpuni kaasas ja see ongi see asi, et see, kes teeb seda, see on ülioluline ja tegelikult, et meie probleem tihtipeale on see, et me teeme küll projekti esimese osa, tellime, arhitektuurivõistluse teeme või teeme ise, aga siis me mingi hetk anname selle üle teistele ametitele ja me näeme, et tegelikult see kvaliteet kukub aeg-ajalt kukub laualt maha sellega. Üks viis, kuidas me proovime nüüd selle murega tegeleda, on just see, et me oleme tabanud, et tõesti väga paljude valdkondade inimesed ei suuda ruumilahendusi ja nende toimimist siis nagu tuleviku vaates ette kujutada ja hästi suure umbusk on, et kui me teeme suurem ruumimuutuse, võtame ära 2 sõidurada, et mis siis tegelikult juhtub. Ja seetõttu sageli enamasti juhtubki nii, et ei võeta ära neid 2 sõidurada, sest et lõpuks keegi, kes selle otsuse peaks tegema, tunneb, et tema hakkab vastutama selle eest, et midagi hullu juhtub. Ja tõesti see nagu lähenemine, mis me oleme võtnud, et proovime, et vähemalt mõnede projektide puhul autoriks oleks arhitekt, ruumilahendus tuleks läbi arhitektuurikonkursi, oleks kogukonnaga läbi arutatud, nagu Vana-Kalamaja tänav seda oli, toob meile pretsedent näited, mis on füüsilises ruumis välja arendatud ja millele viidates me saame öelda, et vaadake, tegelikult ei juhtu mitte midagi halba, et juhtub kõik, mis juhtub paremuse poole, et see on üks viis, millega me toimetame. Aga teine laiem teema on paraku jah see, et linnaruumi kujundamine on äärmiselt politiseeritud, et kuigi ka me oleme 11 ruumiloome osakond, Tallinnal on ka peaarhitekt, ikkagi Eestis on väga palju erinevaid valijagruppe ja need inimesed, kes neid valijagruppe esindavad, seisavad erinevate maailmavaadete eest. Ja, et lõpuks, kui koalitsiooni kokkuleppes on näiteks kirjas, et selle valitsusperioodi jooksul ühelgi Tallinna tänaval ükski sõidurada ära ei kao, siis meie linnaplaneerijatena saame tõmmata ruumi kokku ainult üledimensioneeritud sõiduradade arvelt näiteks. Ja saavad kokku unistajad, realistid ja poliitika. Hea, et sa ise seda ütlesid. Aga siis ma annan sõna ka siin kohal viibijatele esimesena. Mikrofoniga. Töötab. Tulen natuke suurema skaala juurde tagasi, et mainisite 15 minuti linna, mis justkui olemuselt on see, et tuuakse teenused elukohtade ja töökohtade juurde, kuid Tallinna lähenemine on pigem see, et parandada liikumisvõimalusi olemasolevatesse keskustesse, õnneks tänu küll rööbastranspordile, et väga huvitav lähenemine. Meil on mõlemad tegelikult. Just rahvastiku ja rände prognoosi koostamise raames ja tegelikult ka muude uuringute raames me oleme teinud
Rände- ja linnauuringute keskusega ja inimgeograafidega hästi tugevat koostööd ja näiteks Tiit Tammaru palub ju iga kord rõhutab seda, et paraku need ruumiliselt hästi õnnestunud 15 minuti keskkonnad, nagu näiteks Kalamaja, on keskkonnad privilegeeritutele. Ja kui Tallinna kõige suurem linna nagu demograafiline probleem tegelikult on magalapiirkonnad, Lasnamäe, demograafilised trendid, mida me ei soosi, siis nende inimeste kapseldamine nendesse 15 minuti keskkondadesse tegelikult võib meile teha päris suure karuteene. Ehk et see on nagu kombinatsioon mõlemast. Ma lihtsalt tahan öelda, et tuletada meelde, et Lasnamäe generaalplaan nägime ette, et see on ju jaotatud mikrorajoonideks ja seal neil on igal ühel oma keskus, mis on siis mööda Laagnateed laiali ja seal need on 5 minuti linnad, sellepärast et seal pidi olema vist, mul meelde tuleb, et 5 minutiga pidi jalutada saama kõiki põhiteenusteni. Et selles mõttes, et ütleme, see üks asi on sloogan, on ju, aga teine asi on tulemus, on ju, et selles mõttes, et me ei saa unustada kõike selle 15 minuti juures tõesti, et mida see kõik tähendab, eks ole, ja ütleme, et nagu jällegi, et ei tohi nagu vangi jääda ja ära armuda niisugustesse ilusatesse sõnadesse, on ju, et lihtsalt tuleb tegelikult tegeleda sellega, me tahame mitmekülgset ja kvaliteetset keskkonda. Meid õpetas selline arhitekt nagu Veljo Kaasik ja tema ütles, et ei ole must ja valge, et kõik on halltoonides. Siiamaani on meeles. Veel küsimusi? Veel. Väga hea. Te rääkisite sellest Puhangu tänava lõigust ja ma vaatasin teil jooniste peal ka olid kõik nagu planeeritavad trammiteed 2-realised, et kas on seda 1-realise lõigu mõtted ka läbi käinud või kõik nagu need kesksed ideed põhinevad siis 2-realised, sest et tegelikult see Puhangu lõik on ju tegelikult päris lühikene ja sinna ja ranna ja siis Putukavälja vahele ju sobiks ka nii-öelda 1-realine. Kas selliseid asju on ka nagu läbi mõeldud? On küll. Oleme erinevaid variante arutanud. On ka arutatud varianti, kus ta sõidab ümber suurema kvartali, ehk siis ta teebki selle 1-realise, ta tuleb sealt mööda Puhangut, tuleb alla, läheb kuidagi Putukaväljal tagasi, eks ole. Ta teeb sellise aga ütleme, et niimoodi, et vaadates numbritele otsa, kui palju see teenindab, kui palju see aega juurde paneb, sest et see tekitab nagu lisapikkust, tundus antud hetkel see kõige parem viis, just see 2-realine. Kuna see tänav ei ole tegelikult meeletu liiklusega, seal on enamasti kohalikud sõidavad, siis tegelikult ei näinud ka probleeme, et panna tramm samale trassile, kus siis on, või sõidurajale, kus on autod. Ja sellel on muidugi veel laiem taust, et tõesti praegu me planeerime trammi, mis peab saama valmis aastaks 2029, aga sellega Põhja-Tallinna linnaosa areng ei peatu. Nüüd nagu 10, 20, 30 aasta perspektiivis me teame, et tõenäoliselt Põhja-Tallinna elanikkond 2-kordistub ja väga otseselt see tähendab seda, et eraarendaja ju muudab Meeruse ja Bekkeri arendusalasid tohutult, mis tähendab, et praegu me jällegi nagu räägime selle trammi ühest etapist, aga perspektiivis meil on vaja seda trammi efektiivselt pikendada nende arengualadeni, kuhu tuleb mitu tuhat inimest. Et siis võib see osutuda meile meil võib tekkida ümberehitusvajadus jälle. Just, et seesama randa sõit on üks asi, aga tegelikult on teine etapp oleks see, et seda tõesti pikendada pikki mereranda sinna siis põhja poole Bekkerisse. Ja miks me pikendame, võib-olla on ka huvitav teada, on see, et üks asi on nagu see trammide rajamine, mida me saame suuresti Euroopa Liidu rahadega rahastada, aga see ei ole kõik ja ka nagu trammidee pluss tervikkeskkond ei ole kõik, et sinna lisandub juurde veeremiost, linn peab ostma veeremit ja kõige suurem ruumiline kitsaskoht tegelikult ei ole meil ka tramm ega veerem, vaid on depoo vajadus. Ja see tähendab seda, et kui me nagu mõtleks, et teeme täiesti uue liini, siis see tähendaks, et me peame ehitama ka kuhugi depoosid ja see ei ole ka küsimus, et ehitama depoosid, vaid kõigepealt leidma ruumi nendeks, mis on nagu keeruline. Et see praegu tundub, et me trammidega liigume selles pikendamise suunas. Kui vaadata Tallinna kaarti ja perspektiivseid neid trammiteid, raudtee infrat, tegelikult on päris hästi kaetud nii põhja, lõuna kui idasuund,
aga lääne suund võib-olla ma ise panin tähele, et ei ole nagu nii palju neid kavandatud trasse praegu, et see läänesuunaline liiklus sinna Harku poole on päris oluline, seal on päris palju inimesi juurde tulnud. Mis mõtted sellega on ja ma viskan sellise huvitava mõtte veel õhku, et kas metroo on seal valik? Jah, no metrooks saab nimetada igast asju, et ta ei pea, mõned isegi nimetavad metrooks mingit asja, mis ei sõida enam maa all, et noh, et ma ei tea, selles mõttes, et me unistame küll rööbastranspordist sinna. Me oleme hästi palju rääkinud Rocca al Mare või noh, tegelenud siin Rocca al Mare omanikega, selle kaubanduskeskuse omanikuga, kellel neil on huvi nüüd areneda, neil on huvi hakata sinna ehitama parklad täis. Me oleme väga õnnelikud, et kui nad ehitaksid oma õudsad parklad täis mingisugust kasulikku pinda, on ju, aga meil on nagu tingimused. Näiteks üks nendest on ühistransport, et tegelikult seal peaks olema mingi asi, millega me paremini ühendame ära selle läänepoolse suuna. Et see ei saa jääda sellesse autode lõksu nii-öelda. Aga kui nüüd nagu suuremas skaalas välja zoomida ja vaadata seda kaarti, on ju, siis ongi see teema, et tegelikult vähemalt nüüd analüüsid seda rohkem, mulle tundub, et siin on kaks suunda on nagu täiesti puudu ühest või ütleme, et täpselt ühe sa tõid välja, on siis see Rocca al Mare suund, aga teine, millega me praegu tegeleme hästi palju Lasnamäel, on just see Tondiraba kant, mis on tegelikult ka mõeldud tegelikult juba esimesest staadiumist on mõeldud keskusalaks, aga tegelikult sinna ei vii mitte midagi praegu, eks ole, peale busside. Ja ütleme, et okei, nii hea kui Laagna tee on, see lubab päris kiireid ühendusi kesklinna ja Lasnamäe vahel, sest et seal on hea, ütleme, ma ei tea, 4 rida on ju ruumi ja see ei ole kunagi täis. Et siis, aga ütleme niimoodi, et mingi hetk me peame selle rööbastranspordi peale ka mõtlema seal ja meil ongi see, et meil on see nii nagu Helsingis on see ida pool ja lääne pool, eks ole, siis tegelikult meil võiks olla peegelpildis see samamoodi. Sellega on seotud üks nagu põnev jutt sellest, et kuidas ajutised ruumiotsused odavuse suunal võivad mõjutada linna arengut järgmised 60 aastat. Tegelikult see on nagu lugu sellest, et miks Tallinnasse tekkisid trollid. Ma ei tea, kas te noogutage või raputage, kas te olete seda lugu kuulnud. Vot siis ma räägin selle ära. Tallinnasse tekkisid trollid sellepärast, et kui kunagi rajati Tehnika tänavale siis raudteeviadukt, siis ta rajati selliselt, et ta nagu tulevikuruumi nagu mõtetega ei arvestanud üldse või neid ei kaalutud. Ja siis tegelikult juhtuski see olukord, et kui nõukaajal joonistati siis trammi võrgustiku sellist generaalplaani, siis avastati, et tramm ei mahu viadukti alt läbi. Ja siis toona otsustati, et see viadukti ümberehitamine, see ei ole, et sa nagu hopsti tõstad viadukti, vaid sa pead tõstma viadukti umbes kilomeetri ulatuses, et see on nii röögatult kallis, et trammi me läänesuunale ei kavanda. Nüüd ma ei saa nagu lubada, et me mõtleme selle nagu täiesti ümber või mis see tulevik on, aga nüüd näiteks tehnoloogia arenedes meil on juba trammid, mis saavad mingitel lõikudel lasta sarved alla ja see tähendab, et teoorias me saaksime hakata mõtlema ka läänesuunalise rööbastranspordi peale. Aga praegu me oleme nii kaugel, et esimese etapiga me teeme Liivalaia trammi kuni Pärnu-Tartu maantee vahele ja siis teises etapis on nagu 10+ aastat, ma kardan, siis tramm tuleb Kristiine keskuseni ja siis saab edasi mõelda. Seda ei tea, kuhu ta läheb. Aitäh! Aitäh! Ma küsiks ka suuremal tasandil, et mul oli väga hea meel näha, et te oma plaanides ja visioonides vaatate Tallinnat laiemalt kui ainult administratiivpiiridega, et sellist suur Tallinna vaadet koos ümbritsevat valdadega, kust toimubki väga tihe liikumine. Aga teatavasti praegu on iga vald oma valitsus, oma ette juhtimise ja otsustega. Et mu küsimus ongi, et kuidas on Tallinna koostöö just liikuvusalal naabervaldadega ja samamoodi, et kas see administratiivpiir või killustatus on praegu takistuseks, et kui vaadata Helsingisse näiteks, siis seal on kogu linna ja tagamaa transport ühtne alates piletisüsteemist kuni visuaalse kuvandini ja süsteemi toimimiseni. Ühtne piletisüsteem on meil väljatöötamisel ka, aga nüüd on see küsimus, et kuidas vastata nii, et oma sõpru naabru omavalitsustes ei kurvasta. Et paraku just siis, kui Olari töötas välja seda Tallinna regiooni linnarongi kontseptsiooni,
käis tegelikult ka nagu suhtles naaberomavalitsustega, ka ministeeriumi tasandil, siis nii Viimsil kui ka Saakul, teistel omavalitsustel oli selle teema vastu hästi suur huvi ja see nagu ekspertide tasandil me tõesti kõik ju mõtleme, et linnalisest liikuvusest tulebki nagu omavalitsuse piiride üleselt mõelda. Kuidas seda praktikas lahendada? Mul on ikkagi selline tugev naiivne ootus, et nüüd Maa- ja Ruumiamet võtab võib-olla siis selle Tallinna regiooni tervikliku planeerimise oma südameteemaks, vähemalt toetab meid selles, et võib-olla siis me saame nende terviklikemate ruumiotsusteni jõuda ka. Ja mu teine suur unistus või see jõulusoov on see, et nüüd tõesti, kui üleriigilise planeeringu protsess saab kokku tõmmatud ja me tegelikult ju teame, et Tallinnal ei ole eesmärki tõmmata teised omavalitsused rahvastikust tühjaks, et pigem meil on väikelinnadega, keskmise tasandi linnadega, teiste Eesti linnadega sama eesmärk, et meil oleksid linnad, meil oleksid maa-asulad, meie ühine probleem on tegelikult need rasvaringid, et see rasvaringide arengu suunamine ei ole ju kuidagi populaarne otsus nende omavalitsuste jaoks, et see tegelikult vajaks, et ÜRPi tasandil on meil selgelt kokku lepitud, et mis on meie arengustsenaariumid ja kuidas me siis seda asustust päriselt suuname. Seni ÜRP meie vaates kasulik dokument pole olnud, et pole tegelikult aidanud. Vastuseks sinu küsimusele mitte ideaalselt. See on hea, jah. Nii, meil on siin väga palju küsimusi ja kommentaare veebis, ma püüan siin nüüd mõned võtta, Martin juba siis peaaegu ära. Üks nagu lihtne ja lühike küsimus, ma arvan. Et kas Kristiine keskuse liikluslahenduse muutumine on käega katsutavas kauguses? Sellel on mitu etappi, nagu ma ütlesin, et mitu sõltumatut, mis võivad teatud olukorras sõltuda teineteisest. Üks on see, et üks on ristmik, üks on siis trammi ja bussi, mitte paviljon, vaid ühispeatus ja siis on üks on ühendatud raudteepeatus. Mis on kõige reaalsem, on vist meie raudteepeatus või? Mis on hästi reaalne, on see, et mis on väga hästi, on see, et esimest korda me tõesti oleme jõudnud selleni, et selle ruumi lahendus on kokku, sellega on nõus nii Keskkonna- ja Kommunaalamet, Transpordiamet kui siis linnaplaneerimisamet, et algkokkulepe on olemas. Järgmise sammuna Transpordiamet siis tellib siia tehnilisema liikluse analüüsi peale. Hästi reaalne areng on see, et meil lähevad ehitusse siin rattatunnelid, et tõesti kogu see Mustamäe suunal inimvoog saaks rattaga läbi liikuda. Ja järgmise sammuna tõesti, siin on hästi suured need riikliku rahastuse küsimused, et kuidas ja millal neid raudteepeatusi saab hakata kokku tooma. Kristiine keskusel on omanikud vahetunud, et uute omanikega me kohtunud ei ole, et eelmisel omanikul Cityconil oli tegelikult hästi oluline, et inimesi paremini siia keskusesse suunata, see oleks tähendanud siis selle Kotkapoja tänava ümbermõtestamist, aga meie unistus oli ka tegelikult, et kaubanduskeskuse sisetänav avada kui avalik tänav. Ja hästi reaalne arendus on siis nagu detailplaneeringu arendus siin tagapool. Ja, ristmiku osas ei oska veel öelda, ei tea, millal on nagu Tallinnal seda raha, et võib-olla kunagi on seda poliitilist tahet, et selle ristmikuga tõsiselt ette võtta, mis tegelikult, ma ütlen, et me tegelikult oleme siin isegi ette näinud selle, et kuidas seda saaks isegi rahastada läbi selle, et me saaksime hoonestada seda. Ja et siin on nagu Tallinna arendaja potentsiaali on ja mis me teame, et linna 4 aasta eelarvestrateegias on siin mõned miljonid, et siis seda ühistranspordipeatuste hetkeolukorda parandada. Me samm-sammult liigume. Just. Siis on küsimus, et kas te olete mõelnud ka raskeveokite liikluse suunamisele Tallinna linnast välja? Te praegu liiga palju sellist nagu läbisõitvat liikluse teemat ei rääkinud, aga... See sõltub väga palju sadamate arengust on ju, väga palju raskeveoseid on varem liikunud Põhja-Tallinnasse, kus on need tööstussadamad. Seda muutust me praegu näeme, on ju, et nende sadamate funktsioon on muutumas.
aga väga palju nüüd mõjutab ka see, et Vanasadama arengud tegelikult, et on nagu väga pikalt on räägitud seda, et Muuga sadama ja Vanasadama niisugune funktsioonide tasakaal peaks muutuma. Aga selles osas me ei saa mitte midagi lubada. Siin on ka toodud just see Muuga sadama teema. Just, aga ütleme niimoodi, et meil tegelikult on teatud ettepanekud, kus me tahame, ütleme siin näiteks Lasnamäel on mingid kohad, mis näitavad näiteks Lasnamäe tööstusalade üldplaneering näitab seda, et läheb läbi Ülemiste, lähevad rasked ja ohtlikud veosed, aga tegelikult kui me tahame rääkida, et Ülemiste City's saab tulevikus selline kampuslaadne ärilinnak, kus on bussid ja jalgratturid, siis tegelikult sinna me ei taha saada seda, et see on ka näiteks üks asi, mida me peame siin võib-olla aruandes, üldplaneeringute aruannes tegelikult üle vaatama, et jah, see töö on meil nüüd pooleli. Jah, ühesõnaga praegu me olemegi nüüd lõpusirgel sellise tööga nagu Tallinna kõikide kehtivate üldplaneeringute ülevaatamine ja just selle mõttega, et meil on palju üldplaneeringuid, nad on eri ajastutest pärit, nad on ruumiliselt ebaühtlased. Järgmine suur väljakutse meil on uue ülelinnalise üldplaneeringu algatamine ja selle raames me siis tõesti vaatame üle ka, et ettevõtlusala, äriala, tööstusala, nende nagu paiknemised ja funktsionaalsed tähendused. Just siin 25 aastaga on palju muutunud. Siis oli siin küsimus teemal, et trammiteede ja kergliiklusteede ristumised ja nende ohutus. Kas te planeeringutes nagu seda ohutuse aspekti ka arvestate? No ajavõitmiseks ma ütlen, et tudengitele, et sellist sõna nagu kergliiklust ei tohi kasutada, on jalg- ja jalgrattatee. Aga ohutus on ikkagi kõikide projektide puhul meil tegelikult läbiv teema, aga see ongi, mida siis liiklusinsenerid ja arhitektid vaatavad on kohapõhiselt. Jah, et liiklus tihtipeale on see, et liiklusinsenerid on mures ja võib-olla isegi natuke üle mures teatud olukordade pärast, mis tegelikult teatud linnades me näeme välismaal töötavad päris hästi, kus tramm sõidab näiteks läbi platsi ja ta ei ole kuidagi eristatud, inimesed lihtsalt on teadlikud, et seal on tramm ja ütleme niimoodi, et me teame, et näiteks Puhangu tänaval oli siin palju juttu sellest, et tramm sõidab mul lapsest üle, on ju millegi pärast, buss seda ei saa teha, aga tramm sai. Et siis ongi see teema, et tegelikult nende hirmudega tuleb tegeleda, mitte nagu alahinnata seda, aga ütleme, see on nagu just nimelt, et tramm ei ole kuidagi ohtlikum kui buss selles mõttes. Ja see nagu laiema teemana meile nagu hästi südamelähedane just see, et see ohuhirm või see mõtlemine, et igasugune tänavaruumi lahendus peab olema kantud eelkõige ohutusest, tekitab meile keskkonnad, kus kohati jalakäijesse suhtutakse nagu looma, kes peab olema karjatatud, et kelle puhul usutakse, et ta ei saa ruumis hakkama, kui tal ei ole torupiiret ümber. Et päeva lõpus keskkond peab olema selline, et inimene tahab seal kohal olla, et ta ei ole kõrva klapistatud, et ta ei ole ninaga nutitelefonis, vaid ta on kohal ja siis ka see ohuolukord muutub. Meil hakkab aeg otsa saama, aga ma ühe küsimuse võtan veel. Siin on küll tõesti väga palju täna tulnud küsimusi ja kommentaare. Et kui Tallinn soovib elavat linnakeskkonda toetada, siis kuidas sobib sellega Kristiine ja teiste keskuste muutmine suuremat linna rolli täitvaks? Et Soomes on ostukeskus, transpordihaabi lahendus urbanistide kriitikal, sest on loodud suured ühetaolised kinnised ümbritseva linnaruumi tapjad. See on lembik küsimus. Kas ma võin vastata või? Go for it. Meil on praegu paralleelselt töös ka selline asi nagu kesklinna üldplaneeringu eskiislahendus ja selle raames Tallinna Ülikool Mart Repna juhtimisel viis läbi Tallinnas kesklinna või südalinna kui äri- ja ettevõtluskeskkonna analüüsi. Ja kõige huvitavam mõte, mis sealt selgelt välja tuli, oli see, et kui me räägime nagu elavast linnast ja elavast kesklinnast, siis ärid ei mängi selles mõttes nii suurt rolli, et ainult ärisid lisades sa seda ei saavuta. Et kesklinn kui selline elav linna süda
mis on atraktiivne kõigile, kus midagi toimub, vajab täna 20 000 uut püsielanikku, et see on see põhiline kesklinna fookus. Et noh, ostukeskuste teema on ka, et me ju suuname iga planeeringuga seda, et oleks rohkem aktiivset tänavafronti, aga selles mõttes Kristiine keskus südalinnaga ei võistle, et südalinna suur puudus on see, et kadunud on ära püsielanikkond. Vanalinnas on täna ainult 2000 püsielanikku, aga tegelikult sellest ei räägita, aga peaks rääkima, et südalinn kui selline on elaniku jaoks nagu kadunud keskkond. Et see on nagu see mure, millega me peame eelisjärjekorras tegelema. Ja üleüldiselt nagu nende ostukeskuste muutumisega keskusaladeks, ma arvan, et see on igati positiivne viis asjade, ütleme, areng on sellepärast, et praegu nad on ju põhimõtteliselt kastid, mis on suunatud sissepoole, ühe suure sissepääsuga, parklad, värgid, särgid, et kui me suudame siin teda rikastada ja põhimõtteliselt seda nagu sulatada seda sinna linnakudesse väiksemateks tükkideks, siis ma arvan, et sellega me oleme nagu palju võitnud, et tõsi, me võime detailides arutleda selle üle, et kas haabid ja ütleme, kuidas neid täpselt teha, aga see, ma arvan, et ma usun sellesse, et see põhisuund, et me näeme neid ostukeskusi muutumas nagu keskusaladeks või niisuguseks mitme eri funktsioonidega aladeks, ma arvan, et see on ainult positiivne. Et selle monotoonsuse aega, ma arvan, läbi, et me ikkagi eelistame ju tegelikult multifunktsionaalseid piirkondi või ütleme, kus on erinevaid kasutusi korraga. Väga hea, aitäh. Ja aitäh teile tänase loengu ja arutelu eest. Ja aitäh kõigile veebis olijatele kommentaaride ja küsimuste eest ja ma arvan, et seda arutelu võiks jätkata siin pikalt. Aga tänaseks me peame siiski lõpetama ja järgmine loeng on juba järgmisel neljapäeval, 10. aprillil ja siis räägib meile Benjamin Büttner Müncheni Tehnikaülikoolist 15 minuti linna planeerimisest. Kohtumiseni!